vaatame seda tekkavate patoloogid, kus on siis tulemused ja kõige huvitavam on muidugi invalid. Palju meil on olemas ei ole väga huvitav vaadata, see on selge, et milline kandidaat sai palju hääli, keegi juba oli pelistada. Oled 8 häält, näed, 111, 294. See õttu meid saab siit väga 8 minema, sellepärast, et üks kord külmaselt ära sai see üldse seda kaarta. Need raporteeris meilisse. Nüüd see oli valimisseaduse õige. Nii et seda ei tohime teha. Nüüd seesama faili nimetatakse valimiste infosüsteemi. Kirjutab seda plaadile. Kogu värgib. Tegelikult on tähtis, et see oli sünnitus. Loo viis on tegelikult hääletamine. Tuleb see operatsioon, et siin taas võetakse tulemused kiiresti üles valimisinfosüsteemi keelnud liikmed. Arne selle jaoks olemas, kes siis seda liitust teeb. Lihtsalt kommenteerides, et praegu ei näe seda täpselt, kui me saame pinni kataloogi vaadata korraks. See on üks lugu, et see kokkulugemisprotsess signeerib siis need tulemused korraks. Ehk siis valimistulemuse autentsus, tegelikult see kontrollib läbi selle, see on nüüd signatuuri fail, mis on samamoodi krüpteerimiseks ole, mis praegu nende samade kaartide igaüks oli üks võtmeosak. Ja seetõttu selle faili autentsust saab kontrollida sellisel moel, kui siin kirjas on. See on natuke tehniline, aga mõte on siis selles, et tulemuste ülepanemise käigus ei tähest midagi kaduda. See koht on alati, see mure see rehkendab ühed tulemused kokku, aga tegelikult pannakse infosüsteemi teised tulemused. Mul küsimus ka, mis see logifailis on? Logifailis on kõik hääled on see on isiku kood. Aga kuidas see võimalik on, kui hääled on ilmselt alati? Kõik hääled. Ma võin lihtsalt vaadata. Logiin. See on tõepoolest see isikuandmeid enam ei ole, see on aeg,
hääle hästi ja ringkond. Ajaluuline jäänud käisid samas süsteemis, kus meil olid erinevad serverid ja mingi loog1 või loog5 mingi võrgutama ja see on näha. Nii, aga sellest ma kirjutan teise poole käiku. See on mingi pulli või praegu siis valimistulemused ühendavad valimiste infosüsteemi. Mis on baasläidu tegelikult hääletati siis 115 maast vähe üle natukene 4% kõigist teie häältest ja praeguste valimiste puhul on siis unikaalne, et sa ei saa nagu välismaalt muidu hääletada üldse, et saatkondades või teistmoodi kirjaga või midagi hääletamist muud moodi ei toimu, ainult on võimalik interneti teel. Ja inimesed ikka liiguvad palju ja inimesed oleks saamata jäänud, kui oleks ilmselt hääletamist olnud. Meil on pidevad võitjad nagu naabrid, kes siin on Soome, Rootsi, UK, samal ajal Saksamaa, aga on ka hästi huvitavaid kohti, kus inimesed hääletavad. Nüüd numbritest veel rääkides on tõesti see, et mobiil-ID osakaal oli siis see aasta rekordiline, sest umbes ületas poole võrra eelmist korda. Ja ma ei tea, kas siis riiklik hirmutamine mis selle põhjus oli, aga nii on. Selles mõttes peaaegu veerand olid mobiil-ID-ga hääletajad. Okei, ja arvata operatsioonisüsteem 90% Windows ja veel kogu aeg toetame Linuxit, ma ei tea, miks, aga 9%. Jällegi kõige tõhusam hääletamisaeg on 3 minutit enne lõppu. Ja võib-olla tore, minu jaoks väga tore uudis oli see, et neid kliendi pöördumisi või hääletajate muresid, mis e-postid tulid, oli ka oluliselt vähem alati olnud. Et kuna meil see 600, 300, praegu oli 156, see oli, ütleme nii, et inimesed ei olnud kohe. Ja on vaja öelda, et ma võib-olla saan juhtme edasi anda. Et 100 000 on nii. See on seda moel nautida. Aga näha ei ole midagi. Okei. Aga seda välja ei näidata siis järgmised 16 minutit ja 16 minutit. Okei, aga meil mingid sisedest vaadata ei ole. Ei ole. Väga.
täpselt kell 8 läheb või siis ootame mingit jaoskonna sulgemist, mis võib hiljem juhtuda? no kell 8 sulgevad jaoskonna. Keegi sees või siis? eeldab, et kella 8 paneks jääb üles. 8 oh jaa, meil on veel üks pidulik tegevus. masin ja tualetus. Tähendab, kõik põhimõtteliselt on tehtud ja kindlasti 2 päeva. Tubli. Seda masin kinni panna ja kõvaketlas seisab. Klepsa olla. Any questions so far? Yeah, just, I don't know, 13 minutes to kill somehow. Everything was understandable, perfectly I understand. I'm happy about that, of course.
Kas ei hääletanud kohe, kes hääletas ära ja siis tema ringkond muutus mingi 30 tema ajab kirja sellest, kus ta varasema ringkonnas pihtis. Minu kohta see muutunud poole hääletamist no, valijate nimekirjad muutuvad üsna vähekene. Peaasjalikult suuremad inimesed. aga kuidas see ei läinud? Praegu ei ole soovinud, ma keegi Eesti hääletada. Kusjuures täiesti oluline oli selles mõttes, et üks mõttes ma ringkond väga selgelt valis mujale ja seal on varnatõimid parandada. Minu arusaam on sellest, et 30 päeva enne valimispäeva pannakse valijate nimekirja. Ja nüüd kõik muudatused, mis võivad tulla, tuleb nüüd selle, et keegi vahepeal sureb ära või on ametniku vea tõttu jäänud siis nagu ümber registreerimata oma muud elu. Ja mõtlen seda, et valimisajal iga päev sai nimekirja, aga siis kas kellegi hääletas selle tõttu tühistamisel, et ta hääletas ära? Ei, ta läheb sinna küll, kus ta hääletas vahepeal. Kui ta hääletab mitu korda ühes ringkonnas, siis toimub muudatus, siis keegi. Seda ei huvitanud seda rääkida. Ei, see oli ka rekendus, ka iski keeluga, jah. See on elu, see on nimega võetud ja hääletus ei muutu. Muudatus oli siis, kui muudatus on seda, et ei ole, et peate nimega võtta. Või kolimine ühest ringkonnast teisest. Jaa, just nimelt kolimine on see korraldava reegel, võtta nimega muudatus ei tehta. See muudatus kajastavad järgmist kolimist. Kolimine juhul, kui ta
ametlik peatükk volikogu liige. see oli ametniku viga, siis tegelikult oli teatis jäänud toppama, see ei olnud suletud selle ametniku poolt. siis tegelikult see läks ja oleme ka veel lihtsalt. see oligi viga. aga jah, me oleme päris palju hädalisi päästnud, kes on ametliku veade tõttu jäänud vali nimekirja panna. ja see, et kord päevas see on suur abi, vähemalt osadele inimestele. jah. teine võib-olla asi, mida me veel teeme elektrooniliselt, on nagu see, et kui meil kolmapäeval kell 6 lõppes e-hääletamine, siis tegelikult need inimesed, kes olid enne kella 6 ennast nagu autentinud, said veel 15 minutit hääletada.